Neli nurka, mille kaks külge on paralleelsed ja kaks mitteparalleelset, nimetatakse trapetsiks. A, B, C, D on trapets. Trapetsi paralleelseid külgi A ja B nimetatakse alusteks ja tähistatakse A ja B. Aluste vahelist kaugust nimetatakse trapetsi kõrguseks ja tähistatakse H tähega. Trapetsi mitteparalleelseid külgi nimetatakse haaradeks. C ja D. H, I, G, F on samuti trapets. Alused F, G ja H, I. Pange tähele, pikem alus on üleval. Lühem alus on all. Nii võib ka olla. Trapetsi konstrueerimine nelja külje kaudu. Meil on antud trapetsi alused, need 8 cm ja 3 cm, ning haarad 4 cm ja 7 cm. No, konstrueerime siis täpselt sellise trapetsi nende mõõtmetega. No, ma tahaks kõigepealt rääkida ideest. Ma võtan pliiatsi, GeoGebras on ka pliiats. No, kuidas ma pakun teile teha? No, pange tähele, et trapetsi alused on alati erineva pikkusega. Eksisteerib siis pikem alus, joonestan kõigepealt pikema aluse ja siis mõõdan siit samas selle lühema aluse ka, eks ole? Et siit siis mul on, see pikem on mul siis 8 sentimeetrit, eks ole? Nii, ja siis mõõdan siit 3 ja nagu te saate aru, mul jääb see lõik, eks ole, nagu aluste vahe, aluste erinevus. Ja vot siit ma joonestan need haarad, täpselt nagu kolmnurga puhul me tegime. Et üks on siin siit poolt näiteks 7 ja siit poolt näiteks 4, leian need lõikepunkti. Eks ole, täpselt nagu tegime kolmnurga joonestamisel. Nii, et siin on siis, pange tähele, mul on aluste vahe. Pikem alus miinus lühem alus. Muideks siit kohe näha selle trapetsi nagu joonestamise võimalust ehk reeglit tegelikult. Nagu mäletate kolmnurga reegel, et siis siin kohe näha, et haarade pikkuste summa peaks olema suurem kui aluste vahe. Kas ole, muidu kolmnurk ei moodustu, on nii? Nii et veel kord, haarade pikkuste summa peab olema suurem kui aluste vahe. Nii, aga ega see ei ole meil mingi trapets, nagu te saate aru. Mis meil on olemas siin õigest trapetsist? Meil on üks pikem alus 8 ja üks pikem haar. Nüüd me peame siia paralleelse sirgega, eks ole, joonestama 3 centimeetrit siia ülesse, meie ülemise lühema aluse on nii. Ehk täitsa võimalik seal paralleelne sirge joonistada. Muideks, ja kui ma praegult, ma pean ju viima selle haara siia poole. Ma isegi ei pea mõõtma siin sirkliga 3. Eks ole? Ma lihtsalt joonestan veel ühe paralleelse sirge, mis on paralleelne selle teise haaraga, eks ole? On nii. Sellega. On nii. Siis on siin ka 4. On nii. Eks ole ju? Ja siis ma lihtsalt vaatan leian selle lõikepunkti. See on tähtis lõikepunkt. Ja ongi meie trapets valmis. Nii et idee. Meil on vaja joonestada siis haarad nagu kolmnurga joonestasime. Ja kus juures all oleks meil aluste vahe. See on meie siis idee. Nii, no hakkame siis konstrueerima. Alused, kõigepealt pikem alus, ette antud pikkusega lõik. Meil on siis 8. Nii, siit saamast mõõdan selle lühema aluse ka. Mul on vaja aluste erinevust. Ülemine on meil, lühem alus on meil 3.
Nii, näete, ma sain aluste erinevust, aluste vahet. Siit ma konstrueerin haarat, nagu kolmnurgagi konstrueerisin. Üks haar, no panen seda 4 siia, 7 sinna. Nii et no mäletate, nagu sirkliga me tegime kaarekesi ja siin on siis ringjoon keskpunkti ja raadiusega. Keskpunkt on siin, no ja lühem haar on mul 4 ja okei. Nii, ja siit poolt siis ringjoon raadiusega 7 ja okei. Meil on tarvis lõikepunkt. Onko huvitav. Näete punktide menüüst ma valin lõikepunkt. See lõikab sellega, mul on lõikepunkti vaja. Ja nüüd joonestan ilusad lõigud, lihtsalt valin lõik. Näed, mul on juba pikem haar olemas. No joonestan selle lühema haaraga. Pange tähele nüüd, mida mul on tarvis teha. Mul on tarvis ülesse paralleelselt joonestada 3 sentimeetrit, eks ole. Ta on mul all, aga peab olema ikka üleval. Ja viia selle lühema haara 4 sentimeetrit ikka õigesse kohta vasakule. Tegelikult, kui ma joonestan siia rööpküliku, on nii, kõik mul siis toimibki nagu vaja. Et valin paralleelne sirge ja paralleelne sirge. Eks ole, klõpsa siis punkti, millest läbib see paralleelne sirge ja millega ta on paralleelne siin. Ja veel üks paralleelne sirge, paralleelne vot selle lõigukesega ja läbiks vot seda punktikest, nii et niimoodi, niimoodi ja niimoodi. Ja vot see lõikepunkt ongi minu trapetsi. Jälle valin lõikepunkti ja trapetsi siis tipp. Nii et joonestan siis minu hulknurk valin ja trapetsi joonestan, eks ole, niimoodi trapets, kus ta on meil siin ja siin. Vaadake, kui palju üleliigseid asju peidame ära. Mina tavaliselt peidan ei kustuta. Nii, seda ma ka ei ole, mul on kaabi oli. Näita objekti, võtan ära. Parema klõps, näita objekti, võtan ära. Nii, no nimetan vist ka. Las ta ikka nimetab mulle A. Oi. Ei taha. Punkt, las ta olla. Ma tahan lihtsalt. Nii, kohe näitame kõik ilusti. AFD, jah, pakub mulle. AB, aga mina tahan CD. Ma panen, nimetan ümber. C ja D. CD, ABCD, las ta olla traditsiooniliselt siis. CD. No antud juhul mul ei ole, et antud seda pealkirja, aga ikkagi ütleb, miks ta mul vene klaviatuur. Nii, ABCD. Nii, ABCD las ta olla. No kui ma tahan ilusamalt värvida, et siis alati võimalus, eks ole, värvida, valida. No ma tahan näiteks glamuurse ja niimoodi. Nii, valmis. Näitan teile, et õiged pikkused on. Mõõdame, siin on menüü, kaugus või pikkus. Peab olema 3, peab olema 7, peab olema 8 ja peab olema 4. Need tegime kõik ilusti. Oleme tublid. Nii, siis võrdhaarne trapets. Kui trapetsi haarad on võrdsed, siis nimetatakse seda trapetsit võrdhaarseks. Pange tähele, alused ei saa olla võrdsed, aga haarad võivad olla. Ja konstrueerime siis trapetsit, mille alused on 9 sentimeetrit ja 6 sentimeetrit ja mõlemad haarad, need, mis on mitte paralleelsed, jah, mäletame, on siis 5 sentimeetrit. Ja mina pakun teile täpselt samasugust ideed, nagu me tegime erikülgse trapetsi puhul. Miks ka mitte? Võtame siis kõigepealt pikema aluse,
ette antud pikkusega lõik 9. Nii, siis 6 siit samast, eks ole, meil on trapetsi aluste vahet vaja, aluste erinevust on nii. Nii, ja siis me võt siit aluste erinevuste peal joonestame mõlemad haarad 5 sentimeetrit, ringjoon keskpunkti ja raadiusega ja mõlemad raadiused on mul 5 sentimeetrit siit ja 5 sentimeetrit siit. Ja meil on tarvis lõikepunkti siin. No ja meil on juba siis haarad, eks ole, haarad. Muideks, kui teil need abijooned segavad, aga no peitke varem. Nii, meil on tarvis siis 6 sentimeetrit siia ja siis see 5 viia ka siia. Me võime seda teha paralleelsete sirgetega. Et valime menüüs paralleelne sirge, näitame, et paralleelne sellega ja läbib siit seda punkti on ju, ja siis paralleelne sellega läbib seda punkti, paralleelne sellega ja läbib näete seda punkti ja me saimegi trapetsi siis 4. tippu. Nii, ja nüüd võtame siis tööriista hulknurk, trapets on ka hulknurk, eks ole ju, ja joonestamegi viisakalt meie trapetsi. Nii, ja nüüd peidame kõik need abijooned ära. Kes tahab, võib ka kustutada. Mina tavaliselt peidan. Äkki millalgi läheb vaja. Nii, ja tahate näidake tähist. Mina ei hakka ümber nimetama, et kes soovib, see alati saab ilusti. Eks ole, minul on siis trapets A, B, F, las ta olla. Ja ma näitan teile, et me tegime kõik õigesti. Siin peab olema 6, siin peab olema 5, all peab olema 9, siin peab olema ka 5. Nii, võrdhaarne trapets. Täisnurkne trapets. Kui trapetsi üks haar on risti alustega, siis nimetatakse trapetsit täisnurkseks. Näete, 2 täisnurka on siin. See haar on risti alustega. See haar on samaaegselt kõrgus ja see haar on alati kõige lühem. No konstrueerime täisnurksed trapetsid, mille alused on siis 7 cm ja 10 ning lühem haar, see ongi see risti alustega, eks ole, 4 cm. Mina alustan siis pikemast alust. Et siin tahtis mulle kohe näidata, jah. Kustutan see, mis mul proovisin ära. 1 sekund. Nii et milleks. Nii et ette antud pikkusega lõik. Siin on 10. Nii, siis siit risti kohe joonestan seda lühemat haara 4. Ristlõik. Ristsirge, ta ütleb, eks ole. Et siin siis 4 cm mul vaja ülesse. Seda ma saan teha ringjoonega. Keskpunkti ja raadiusega. Keskpunkt ja raadius on siis 4. Nii, lõikepunkti panen. Nii, siis siin on mul 4. Seda vaja enam ei ole, võtan ära. Nii, paralleelne sirge. Paralleelne sirge. Ja 7 cm teine alus ja ette antud pikkusega lõik sobib väga hästi, ta just joonestab paremale. 7. Nii, ja ongi valmis minu tipud tegelikult. Võtan siis tööriista hulknurk ja joonestangi täisnurksed trapetsid. Peidan üleliigseid asjad ära või kustuta ükskõik. Nii, ja näitan, et täisnurkne
vaatan, et siin on 90 kraadi. Muideks üleval on ka, eks ole. Ja näitan, et õiged mõõdud on. Üleval siis 7. Siin ei tea kui palju. All peab olema 10. Siin on 4. Nii et korras. Täisnurkne trapets on täiesti määratud 3 külje kaudu. Piisab sellest 3 küljest.